Kõrge riskiga sõjaline operatsioon muutus selle sõja üheks pingelisemaks sündmuseks. Juba selle esmaspäeva 2026. aasta 6. aprillil esimestel tundidel tähistas Washington teise F-15E hävitaja meeskonna liikme päästmist. Iraani kohal alla tulistatud ja Donald Trumpi poolt koloneliks nimetatud mees toodi elusana välja mägialalt pärast peaaegu 2 päeva vaenlase tagalas varjul olemist. See juhtum koondab täpselt selle, mis selles konfliktis kõige olulisem on. Juhtunu oli otsene ja tõsine. Reedel 3. aprillil tulistati F-15E alla Isfahani provintsis ja 2 meeskonna liiget katapulteerusid erinevatesse kohtadesse. Üks neist päästeti juba esimesel otsingul. Teine jäi vaenlase territooriumile isoleerituks ja vigastatuks. Samal ajal kui Iraani väed ja kohalikud võrgustikud hakkasid teda otsima. Selle tähtsus on tohutu. Kui see sõjaväelane oleks kinni võetud, saaks Teheran keset sõda, mis juba niigi Valge Maja mainet survestab, endale poliitilise ja sõjalise trofee. Seetõttu sai päästeoperatsioonis kõrgeim prioriteet Donald Trumpile, Pentagonile ja Ameerika Ühendriikide eriüksustele. Selle kriisi keskmes oli ohvitser, kes oli välja õppinud ellu jääma, põgenema ja vastu pidama. Reutersi andmetel sai ta hüppeliigese vigastuse, peitus mägedes olevasse lõhesse ja suutis võtta ühendust sõduritega. Mägedes ühendust võtta. Lõhe teise lõhe. Reutersi andmetel sai ta vigastada peitus lõhesse mägedes ja suutis võtta ühendust sõduritega. Reuters, hüppeliiges, mäed, suutis. Reuters, hüppeliiges. Teise sõnul sai ta hüppeliigese vigastuse, peitus ja suutis sõduritega ühendust võtta. Teise andmetel sai ta hüppeliigese vigastuse, peitus lõhesse ja võttis ühendust sõduritega. Reuters, hüppeliigese vigastus, hüppeliiges, mäed, kontakt. Teise andmetel sai ta hüppeliigese vigastuse mägedes. Reutersi andmetel peitus ta ja võttis ühendust sõduritega. Reuters, hüppeliiges, lõhe, sõdurid. Teise andmetel peitus ta mägedes, võttis ühendust sõduritega. Teise andmetel sai ta hüppeliigese vigastuse, sõdurid. Ta sai hüppeliigese vigastuse, peitus lõhesse, sõdurid. Teise andmetel, Reutersi andmetel ja suutis ühendust võtta eriüksustega. Miks? Sest iga minutiga kasvas tabamise, surma ja strateegilise alanduse oht. Päästeoperatsiooni ennast kirjeldati kui üht sõja julgeimat tegu. Varjus sisenes umbes 100 erioperatsioonide sõdurit sügavale Iraani territooriumile. Jõudsid haavatud sõdurini ja alustasid taganemist. Aga missioon oli kõige kriitilisemal hetkel peaaegu läbi kukkumas. Ka LMC lennukil tekkis mehaaniline rike ja nad ei suutnud õhku tõusta, jättes eliitväed reaalsesse ohtu jääda Iraani kinni. Lahendus oli jõhker ja kiire. Uued väiksemad lennukid saadeti meestele järele lainetena ning kahjustatud lennukid hävitati maapinnal, et takistada tundliku tehnoloogia sattumist iraanlaste kätte. Siin omandab juhtum ajaloolise kaalu. See polnud lihtsalt evakuatsioon, see oli väljatoomine operatsioonilise katastroofi ohus. See tegevus paljastab Washingtoni jaoks veel ühe ebamugava tõe. Isegi kogu Ameerika ülekaalu juures suudab Iraan ikkagi haavata, viivitada ja rünnakut keerulisemaks muuta. Reuters ise teatas, et esialgse otsingu käigus tabas Iraani tuli 2 Black Hawki helikopterit, kuigi need suutsid vaenlase õhuruumist välja pääseda. Kriisi teises etapis tabati üks A-10 lennuk, samuti Kuveidi kohal, sundides pilooti katapulteeruma. Ameerika Ühendriigid suutsid sõjaväelase päästa, kuid strateegiline hind on endiselt kõrge. Praeguseks on konflikt nõudnud 13 Ameerika sõjaväelase elu ja vigastanud üle 300 Ameerika sõjaväelase. Lisaks on Iraani reageerimisvõime endiselt alles. Kuhu see meid viib? Veelgi ohtlikumasse olukorda. Meeskonna liikme päästmine ei lõpeta kriisi. See toimub Hormuzi väina surve, nafta hinna tõusu ja Donald Trumpi avaliku ähvarduse taustal rünnakuid laiendada, kui Iraan ei järgi nõudmisi. Lõppkokkuvõttes teeb see juhtum selgeks, et Ameerika Ühendriikidel on endiselt tohutu sõjaline võimekus leida, siseneda, tegutseda tule all, päästa oma mehed ja lahkuda vaenulikult territooriumilt. Isegi kõige ekstreemsemates tingimustes. Rohkem kui lihtsalt päästeoperatsioon näitas see tegevus jõudu, haaret, organiseeritust ja sõjalist võimsust. See on vastus, mida vaid vähesed riigid maailmas suudaksid ellu viia, kinnitades veelgi kuvandit, et Washingtonil on endiselt sõjamasin, mis on valmis tegutsema täpselt, kiiresti ja tohutu mõjuga.